nii, hakkas vist tööle, vabandust. Nii, super, vabandust. Väike tehniline rike oli praegu siin mul, aga tundub, et saime asja tööle. Siin mulle, vabandan, ma natukene hilinesin. 1 minut. Et mul juba kirjutati siin vihaselt ka. Okei, Ken, olen nüüd live, rahu. Ja mis ma siis täna tegema hakkan? Täna tulevad siis tegemisele tervislikud kananagitsad. Mina isiklikult olen tegelikult sellise paneeritud kana fänn alati olnud üldse, mis on tegelikult kanaga seotud ja sellised krõmpsud toidud mulle alati meeldib, sellepärast et kanast saab alati hea koguse valku kätte, hea maitse, see on ise suht maitsetu seega, mis iganes maitse sa soovid sellele kanale anda, siis see on väga lihtne teha, sellepärast et kanal omal sellist spetsiifilist maitset väga tugevat ei ole ja kui sa siis paned sinna kas siis, mis iganes sa sinna juurde otsustad teha, kas või magusaks, mingi magusapu kana, et siis see on ääretult lihtne. Ja mida ma siis täna näitan on see, kuidas teha tervislikke kananagitsaid, sellepärast et nüüd on jälle tegelikult natukene selline aeg käes, kus lapsed läksid kõik tagasi kooli ja ikka nädalavahetuseti võib-olla on traditsiooniks, et minna Google'ile kiirtoidurestorani, ma olen kuulnud selliseid lugusid ja ma tean, et tehakse, minnakse Google'i kas kiirtoidurestorani või siis Google mujale sööma midagi teistsugust on ju. Ja lastele ju sellised praetud, krõbedad asjad maitsevad ka väga. Ma usun, et kõik nõustuvad sellega. Ja kui sa hakkad talle midagi tervislikku pakkuma, näiteks kas või kana näol ja siis lihtsalt praed selle filee ära või kuidas iganes seda teha on ju, lapsele ei pruugi maitsta, aga praegu siis suuresti ma teen selle video sellepärast, et tegelikult on võimalik neid nagitsaid kodus ka teha ja kes lugenud pole, siis võib veel minna ja lugeda, et mõned päevad tagasi ma kirjutasin siis, mis kiirtoidurestoranides pakutavad kananagitsate koostis osas on ja osad nendest asjadest, neid on esiteks väga palju, kõik need asjad, mis seal sees on, need omakorda koosnevad veel mitmest asjast, nii et see on tegelikult jube rämps, mis seal tegelikult serveeritakse ja siis see kõik muidugi praetakse veel meeletus koguses õlis ära, keegi neid ei kuivata, kõik see õli jääb sinna sisse, need on ühesõnaga väga suured kaloripommid ka. Ma nüüd ütlen, et näiteks minu omad ei ole, mis ma täna tegema hakkan, ma ei ütle, et seal on vähe kaloreid on ju. Kalorid tegelikult ei ole kunagi väga suur probleem, oleneb, kus need kalorid tulevad on ju. Kalorid on seal minu retseptis ka, on ju. Mitte vähe, mitte palju, täitsa normaalselt ma ütleksin, sest me kasutame selle õli ka ja see kaste, mis hiljem tuleb, on ka tegelikult majoneesi baasil, aga nüüd me ei räägi selle, et me ei muretse selle pärast, mis see kvantiteet on, ehk siis palju seal kaloreid on, vaid me tegelikult vaatame eelkõige ja ennekõike seda, kust kõik need asjad pärinevad ja kui palju komponente seal on. Komponente, mida ma seal kasutan, on tegelikult väga vähe ja midagi ebatervislikku seal kindlasti pole. Seega, vaatan, et 30 inimest praegu juba jälgige rahulikult, mida ma siis teen nagu ikka. Ma teen seda asja kõike laivis on ju ja midagi ettevalmistusi ma teinud pole. Seega saate reaalajas näha tegelikult, kaua mul läheb aega ka, et teha siis tegelikult kas siis ühe inimese või ühe täiskasvanud inimese või siis näiteks 2 lapse portsjon kananagitsaid. No ma teen täna 1 filee, sellepärast et 2 fileed ma hakka tegema, kuna ma reaalselt sellega läheks mul isiklikult natuke rohkem aega ja mul ei ole see teise fileega midagi väga teha, sest tegelikult mul on kõik täis. Nii, aga ma söön sellegi poolest, täna on laupäev ja ma lähen rattaga sõitma, nii et need kalorid kuluvad jällegi ilusti ära. Nii et senikaua püsige siis pildi lainel ja ma võtan siis kõik asjad välja, mis mul vaja selleks on, et teha head tervislikud kananagitsad valmis ja kui mul on kõik asjad valmis, siis ma teen nendest kiire ülevaate ja siis asume valmistumisprotsessi juurde. Nii et praegu siis suunan teid natukene siia poole. Näete, mis mul siin köögis toimub. Nii et kui kellelgi on küsimusi, siis vahepeal ma kiikan kindlasti ekraani, vaatan, mis te küsite ja vastan teie küsimusele. Ja kui kellegi küsimus ei tule läbi ja ma sellele vasta ja ütlen, küsimusi pole, siis pange teist korda ka. Pole vaja, võite kirjutada muidugi, aga pole vaja kirjutada, et miks minu küsimusele ei vasta või siis ma kirjutasin ka küsimuse. Lihtsalt reaalselt mingil põhjusel need küsimused mõnikord ei tule läbi. Olgugi, et te olete kirjutanud ja võib-olla ise näete seda, aga mina tõesti ei näe seda. Nii et kui teie küsimus läbi tulnud ja te näete, et ma sellele kuidagi ei reageeri, siis lihtsalt pange see küsimus reaalselt uuesti, et ma loodetavasti siis tuleb läbi. Ja võite minu käest küsida ka, et kas tuli läbi. Vot, nii et võtan asjad välja siis.
ja kookosrasv ka. Seda tuleb hiljem vaja. Nii, ühesõnaga, asjad on mul siis välja võetud, nagu te nägite, käis see tegelikult väga kiiresti ja minu retsepti järgi siis paljud on juba, mitte paljud, vaid on juba küsitud, et mida ma kasutan paneeringuks, selle ma siis ütlen ka kohe ära, ääretult lihtne, mul on isegi natukene, ma ei tea, selline imelik tunne, et see asi on nii lihtne, et huvitav, kuidas keegi selle peale varem pole tulnud, aga see on muidugi maitse asi ka, aga minule isiklikult maitseb see väga ja ma usun, et teile ka ja nii paljud inimesed, kes seda söönud on, kõigile maitseb. Nii, ja mis ma siis seal kasutan? Kasutan kanarinda, täiesti tavalist, igaüks võtab siis sellelt tootjalt, kes tahab, milliselt tootjalt te tahate võtta. Seda võib ka kana hakkliha kasutada, kes tahab rohkem sellist pehmemat tekstuuri on ju. Seega, aga mina seda ei taha, mina kasutan lihtsalt kana hakkliha, vabandust, mina kasutan kanafileed ja kui te tahate kana hakkliha teha, siis lihtsalt hakklihast väiksed pallid teha on ju, umbes sellised 1 sentimeetri paksused ja siis on tegelikult sama efekt. Ja üks asi, mida ma veel kindlasti soovitan, ma kohe asun paneeringu juurde, on see, et see liha, mida te kasutama hakkate, tõstke see tegelikult toatemperatuurile mingisugune võib-olla isegi tund aega varem, enne kui te tegema hakkate. See ei ole nüüd väga tähtis ja kriitiline element selle asja juures on ju, aga kuna paneeringuks me kasutame maisigalette ainult, ja nii lihtne see ongi, üks komponent paneeringuks, ei ole vaja panna sinna igasuguseid asju, kui te hakkate netis retsepte vaatama, seal on riivsaiad, mis tegelikult koosneb jällegi mitmest komponendist ja väga palju erinevaid variante on seal on ju. Seega mina kasutan maisigalette, täiesti tavalised ja ürdisool ja siis muna. Ja nii lihtne see tegelikult ongi, rohkem sinna asju pole vaja. Nii et selline hästi lihtne paneering, aga millele tuleb siis kaste ka juurde, mille ma teen siis majoneesi ürdikastme, seda ma näitan natukene hiljem. Ja nii lihtne ongi. Ja mida ma siis teen, kuna see mais on selline, seda ei saa väga kaua küpsetada, siis see liha, mida te kasutama hakkate, miks selle võiks välja tõsta, on see, et oleks toatemperatuuril, sellepärast, et kui te panete külma liha tegelikult küpsema, siis see küpsemisprotsess on natukene pikem. Ehk siis, kui see liha on juba soe, siis ta tegelikult küpseb natukene kiiremini. Ja siinkohal on tegelikult väga tähtis see, et see liha oleks ikkagi soe ja küpseks kiiresti, sellepärast, et see maisigalett ei talu väga palju kuumust. Ehk siis mida ta võib teha, on see, et ta võib minna väljast võib natukene ära kõrbeda ennem kui seest kõik täiesti küps on. Aga sellest jällegi ei ole midagi hullu, tuleb seda rahulikult umbes 65-70% tulega küpsetada ja siis läheb see kõik väga-väga lihtsalt. Nii, aga ma näitan siis nüüd järgmised asjad, mis mul vaja on. Ühesõnaga siia ma panen siis paneeringu, mille ma kohe valmis teen. Uhmriga. Mina kasutan siis sellist asja, kes ei tea, mis uhmer on. See on selline kivist kaus, millest on siis selline kivist ümmargune pulk on ju. Ja sellega ma teen siis need maisigaletid purustan ära. Ma olen ka teinud seda, nüüd kellelgi võib-olla tekib siin idee, et ma teen hoopis köögikombainiga või saumiksriga või midagi sellist. Te võite seda teha, aga ma ei soovitaks seda. Ja nimelt sellepärast, et kui te teete seda mingisuguse köögikombaini, blenderi, saumiksriga, millega iganes on ju, siis see purustab need maisigaletid liiga peeneks. See tuleb nagu tolm sisuliselt on ju. Ja sellega tegelikult ei ole hea paneerida, ta ei jää nii krõmps on ju ja ta läheb oluliselt kiiremini tegelikult võib minna kõrbema. Seega hästi rahulikult isegi käega saab kuskil rätiku sees, võib-olla tainarulliga paar korda üle, mis iganes variantile pähe tuleb on ju. Seda kõike võib teha, aga ma ei soovitaks ühesõnaga mingisuguse elektrilise masinaga neid maisigalette purustada. Nüüd esimese asjana, mida ma teen, ongi see, et ma kõigepealt teen siis paneeringu valmis ja löön lahti lihtsalt ühe muna siia kausi sisse, panen sinna herbamaare ürdisoola, jätkuvalt soovitan seda, sest see on minust väga-väga maitsev ja kellele meeldivad sellised teravad kananagitsed, siis võib kasutada vabalt herbamaare ürdisoola, mis on siis sellise tšilli ja küüslauguga. Mina isiklikult kasutan tavalist ja panen selle tšilli, ma võtan niimoodi, et ma panen tšillit hästi natukene, ma panen selle paneeringu sisse, sest sisevad need tšilli helbed ka sinna külge natukene ja väikene vürts toidus on minu arust alati suur pluss, et tundub alati natukene huvitavam. Ühesõnaga täna ma lihtsalt teen siis niimoodi. Nii et asume asja kallale, ma siis näitan, kuidas see purustamisprotsess ja kõik välja näeb. Nii. Kui ei ole hästi näha, siis andke märku. Nii vaatan, Ken kirjutas.
muidugi, tee tervele perele. Ja ma räägin siis kogused ka üle. Nagu ma ütlesin, ma teen ühe kanafilee teen praegu ära ja selle ühe kanafilee peale läheb 3 maisigaletti. Ja kui me nüüd vaatame siit järgi, siis ühes maisigaletis on 4,2 grammi süsivesikuid, ehk siis ühe portsu peale tuleb süsivesikuid võrreldes siis sellega, mis saada kananagitsatest, mis on kiirtoidurestoranides. Ma arvan, et kordades väiksem kogus süsivesikuid. Seega, siinkohal me räägime 4 grammist maisigaleti kohta, ehk siis kokku tuleb umbes 12 grammi. Noh, paneme sinna võib-olla mingeid muid asju juurde, mul tuleb salati asjad, et kokku üle 20 grammi siit kindlasti ei tohiks tulla. Ja nagu siit näha, ma ei tea, kui hästi te näete, siis ma teen selle maisigaletid ükshaaval, sest mul on selline väiksem uhmer ja siis ei ole vaja siia väga palju neid panna, sest võib hakata üle ääre tulema. Ja kõik, kellel on siis soovi selline asi endale soetada, siis ma arvan, et seda saaks igast toidupoest ja see on jube hea, et kui te tahate mingisuguseid erinevaid ürte või kas või siin paneeringut teha. Hästi lihtne on siin tehakse ainult kuivaineid, muidugi võib ka teha midagi muud, näiteks, ma ei tea, kookoskastet ma olen omal ajal teinud, õlikastet, kõik asju võib teha, aga purustamiseks on see suurepärane. Kui tahate siin kas või küüslaugu või mida iganes purustada, siis super lihtne on see. Natuke aega läheb, aga ei ole hullu. Nii, esimene galett on valmis. Teen kohe teise ka ära. See on natukene protsess, mis võtab aega, aga siinkohal tahangi näidata, et tegelikult see protsess ei võta üldse kaua aega, see on teie tervisele kasulikum, kui hakata minema kuhugi kiirtoidurestorani, seal järjekorras olla, maksta selle eest täiesti mõttetu, nagu selle toidu oma hind tuleb ka kõvasti odavam, kui minna välja ja osta neid asju. Lisaks siis kõigele sellele on see justkui nagu tervislik, mitte nagu, vaid see on tervislik ka võiks öelda, sellepärast, et kõik koostised tulevad ikkagi naturaalsetest komponentist. Nii, teen teise ka ära ja siis kolmas ka kohe saab valmis. Nii, pliiti ma veel sisse lülitan, nagu te mäletate, ma mõnikord ütlen, et alati tuleb pliit sisse panna, sellepärast, et siinkohal ma teen seda potis ja mul on ainult kookosrasva ja kuumaks ajada. Seega ma ei hakka seda pliiti sisse lülitama, sest mul on veel paneerimisprotsess pooleli. Kohe, kui ma paneerima hakkan, siis ma panen selle pliidi kuumaks, sest mul läheb siin veel mõned minutid aega ja ma ei taha, et see õli suitsema läheb. Nii. Väga hea, tehtud. Järgmine asi, muna. Sisse. Nii, muna siis lihtsalt kahvliga lahti lüüa. Ja tegelikult selle munaga on selline lugu, et seda ilmselt vähem kui üks ei saa panna, mul on kõige väiksem muna ka, siis tegelikult munaga on niimoodi, et ühest munast saab tegelikult 2 kanafileed vabalt tehtud. Seega, kui te teete, on ju, ja kui keegi hakkab siin õhtuks tegema, siis täiesti vabalt võite panna ühe muna, kui te teete 2 fileed või 3 puhul siis umbes 2 muna, et pole vaja iga filee kohta ühte muna panna, sest seda paneeringut ei kulu lihtsalt nii palju ära. Kes muidugi tahab topeltpaneeringuga teha, see on teine lugu, kuigi ma ei soovita seda, sest ma ei näe seda mingit põhjust. Ühega tuleb juba piisavalt hea. Nii, siia panen siis herbamaare ürdisoola. Siinkohal tagasi ma ei hoia, sest tegelikult kõik need asjad, mis ma siin praegu kasutan, on täiesti ilma soolata, seega magedaks ma ei taha, et see asi kindlasti jääb. Mis ma panin siia siis? Panin selle ühe muna kohta, ma arvan, et ütleme peaaegu teelusikada ja herbamaare ürdisoola. Ja võib-olla mõnele tundub see palju, aga tegelikult see ei ole nii, sellepärast, et siin sees on ürdid ka, on ju. Seega see soolasisaldus ei ole nii suur. Ja siis paneeringu sisse panen natuke chili helbeid, need on nüüd sellised, no lihtsalt, millised ise soovite, ma isegi ei valin neid mingi spetsiifilise põhjuse järgi, lihtsalt chili helbed. Ja panen siia natukene neid sisse ja siis segan jälle veel läbi, et see oleks enam-vähem ühtlane. Nii, okei. Maisigalett ja loodetavasti ka rohkem vaja ei lähe. Nii, ja nüüd siis kanafilee. Kuidas ma selle kanafileega täpselt teen on see, et ma lõikan kanafilee ristipidi, on ju, niipidi,
mitte niipidi, kes tahab või niipidi ka lõigata, vahet pole tegelikult, aga vabandust, need jäävad rohkem sellised nagitsasugused ja ampsu suurused, kui lõigata ristipidi ja siit ma lõikan need viilud ristipidi, üpris õhukesed tegelikult, nagu te näete, et see siis läbi küpseks, nagu ma ütlesin, see paneering ei talu väga-väga hästi kuumutamist, on ju, vabandust, siis need viilud, mis ma lõikan, ma teen üpriski õhukesed. Nii, vabandust, ma pean võtma klaasivett, ma lõikan selle ära, sest mingi asi ajab mind köhima. Ja sellised õhukesed, ma ütleksin, need on kuni 0,5 sentimeetri paksused. Et ei ole vaja kindlasti paksemaid. Nii, sellest piisab. Nii, nüüd võtan klaasivett, sest muidu ma köhisen ennast hulluks. Nii, natuke värises. Väga hea, nii, kas kellelgi on küsimusi selle protsessi kohta? Kui ei ole siin mingit küsimusi, siis ma asuksin siis selle paneerimisega hakkaksin pihta. Ja mida ma siis teen, nagu ma ütlesin, on see, et ma paneerin kõik tükid valmis, sellepärast, et ja siis, kui need on peaaegu valmis, siis ma panen selle poti kuuma, panen sinna õli sisse ja ma kasutan, kohe jõuame selle juurde, mis rasva ma seal kasutan ja miks. Seega, nüüd siis järgmine paneerimisprotsess, ma usun, et seda on inimene, kes ikkagi on palju süüa teinud, on seda kindlasti läbi teinud, nii et siin ei ole tegelikult midagi erilist, aga ma kohe sellegi poolest näitan ära, et siis ei ole mingit küsimusi ja kahtlust. Nii, väga lihtne. Teeme siis niimoodi, et paneme kanatükid lihtsalt siia sisse kõik. Uutele vaatajatele, kes praegu vaatan, et inimesi tuleb juurde, siis need kanafilee, selle muna, mis ma siin lahti lõin, on ju, sinna sisse ma panin ürdisoola ja paneeringu sisse ma panin chili helbeid. Nii. Ja nii lihtne ongi. Panen lihtsalt siia ja tõstab välja. Nii. Täpselt samamoodi. Lihtsalt siit ühe käega ma hoian kuivat, et ma saaks siia peale raputada. Ma väga siin niimoodi neid segamini ei hakka ajama, sellepärast, et siis see kõik see asi võib hakata kleepuma ja tükki minema, nii et ma panen selle kanafilee siia. Nüüd panen paneeringu peale. Et vanasti ma olen näinud selliseid asju, kus paneeriti niimoodi, et pandi kõik asjad omavahel kohe sassi. Selles mõttes, et kõik kanamuna sisse ja siis kohe valati see kana siia ümber. Et see oli nagu mingisugune suur imelik pannkook, aga mina eelistan seda asja niimoodi natukene korralikumalt teha, ehk siis vajutan peale, üks käsi on mul täiesti kuiv, teine käsi on mul siis, millega ma tõstan neid kanafilee tükke. Nii, ja siit jällegi paneering läheb peale. Ja mis mul selle toidu juures meeldib see, et mais ja kana minu arust alati on sobinud väga-väga hästi kokku omavahel. Saavad väga hästi läbi ja see mulle suurepäraselt sobib. Nii. Vabandust, ikka ajab köhima mingi asi. Ma arvan, et mingisugust puru või tolmu sellest, kui ma seda maisi siin purustasin, maisikaletti, et sellest tuli. Aga kas tõesti juhtub selline asi praegu, et mul jääb natukene väheks maisikaletti, ma ei tea, kuidas see võimalik on. Tegin 3 tükki või tegin vähem, aga see protsess käib väga kiiresti, seega kui mul tõesti jääb nüüd väheks ja mul jääb väheks, siis ma pean natukene juurde tegema, sellepärast, et ühe ma teeks hea meelega valmis ikkagi ühe kanafilee, et ma jätaks seda asja poolikuks. Nii. Okei, juhtus siis selline asi, et mul jäi maisikaletti puudu, aga kohe teeme juurde. Ei ole mingi probleem. Nii et väikene update ühe kanafilee kohta kulub siis 4 maisikaletti hoopis. Süsivesikute arv läks natukene ülesse.
nii, ühesõnaga siin on mõned küsimused tulnud, aga ma teen selle valmis ja kui need küpsema hakkavad, siis ma saan teie küsimustele vastata. Nii et ühe maisigaleti teen kiiresti juurde. Aga mul ei ole õrna aimugi. Võib-olla see kanafilee oli siis natukene suurem, sellepärast et eile, kui ma seda tegin, ei olnud sellist asja, aga ma ei muretse selle asja pärast üldse. Kui keegi muretseb, et ma muretsen, ei ole hullu. See on hästi kiire protsess. Ja võt sellepärast on hea ka, et ma ei pannud seda pliiti juba sooja, sellepärast et tuli selline ootomatus on ju ja ei ole vaja, et see õli seal suitsema läheb. Nii. Okei, natuke chili helbeid ka. Et ikka vaikene vürts sees oleks. Ja kes tahab, võib muidugi see sisse panna, ma ei tea, näiteks küüslauku või mida iganes, mis iganes teile maitseb. Kui te chillit ei taha, siis seda ei pea panema, absoluutselt mitte. Nii, teeme siis uuesti selle protsessi läbi. Täpselt samamoodi, midagi teistmoodi ei tee. Nii, mõned tükid veel. Ja siis ongi valmis. Ja ühest paneeringust, nagu ütlesin, piisab väga hästi. Ja kes muidugi tahab, võib seda paneeringut kasutada ka mingitel muudel toitudel. Näiteks ma olen sellega juustu isegi paneerinud, väga maitsev tuli. Ja ei ole vaja midagi keerulist teha. Ma vaatan, see kanafilee tükk oli mul ikka päris suur. Isegi 4 teeb natukene väheks. Aga mis seal ikka? Nii on. No nii. Ja olemas. Kõik sai ilusti tehtud. Kohe näitan teile ka. Telefoni korraks välja. Nii. Ja sellised need on siis. Need kananagitsid, mis ma tegin. Nii. Siit ilusti. Kõik paneering on külge jäänud, on ju. Võib veel natukene üle suruda, et see tugevalt kinni oleks, midagi siin pudenema ei hakkaks. Kuigi ma olen täiesti veendunud, et seda ei hakka juhtuma, et need ei pea nagu topelt üle suruma. Nii, väga hea. Ühesõnaga, kanatükid on nüüd paneeritud. Nüüd ma panen siis pliidi sooja ja läheme siia natukene lähemale. Nüüd see läheb pliit sooja. Ja nagu ütlesin, palju kuumust pole vaja, seega pange umbes 65-70% oma pliidi võimekusest. Kindlasti pole vaja seda asja, seda kuumust panna tuli kuumaks, on ju, sellepärast, et see lihtsalt ei ole vajalik. Nii, ja nüüd, mida ma siis kasutan, on maitsetu kookosrasv, ehk siis rafineeritud kookosrasv. Ma kasutan seda tegelikult sellepärast, et sellel on võimalikult, tegelikult mitte võimalikult, vaid siin ei olegi tegelikult minu jaoks siin ei ole mingit kõrvalmaitset. Seega, kui ma panen siia ürdisoola, kui ma panen siia sisse chili, siis õlimaitse, mis kui keegi tahab, kellel on lemmikõli, näiteks oliivõli küpsetamise tekib selline kerge kõrvalmaitse, kui teile see meeldib, sobib, siis palun väga kasutage sellist õli, mida te tahate. Ma soovitaksin kasutada muidugi sellist õli, mis talub kuumutamist hästi üleüldse kõikidel oma küpsetamistel. Nii. Ja panen siis siia sisse õli, kookosrasva ja esimeseks korraks ma panen sellise ühe supilusikatäie, rohkem pole vaja, sest kui ma need tükid siia kõik sisse panen, on ju, või vähemalt osa nendest, siis see õli natuke tõuseb ja ta võtab seda, ta tõuseb kõrgemale, on ju, ja küpsetab kõik läbi ja meil ei ole vaja seda rasva siia nii palju panna. Ja pärast võtan siis majapidamispaberi, võtsin juba praegu selle, ja panen selle siia taldriku peale, ehk siis need tükid ma tõstan siia taldriku peale, nii et see ekstra õli nõrguks veel tegelikult natukene välja, kuigi tegelikult kookosrasv on tervislik, seega kookosrasva võib tegelikult endale natuke rohkem sisse tuua, aga lihtsalt see toit ei ole vaja väga rammuseks ajada. Nii, ja ma vaatan, et siin on mõned küsimused. Nii, Melissa küsis, et mida paneering sisaldab. Paneering on väga lihtne. Maisigaletid, mis siis
on ainult mais sisuliselt ja siis sinna sisse mina panin endale chili helbeid, sellepärast et selline väike vürts mulle toidu juures väga-väga meeldib. Ja muna läheb siis selleks nii-öelda liimiks, mis siis kana küljes seda maisigaletti ilusti kinni hoiab. Ja ma panen terve muna, mitte muna valge või mitte muna kollase, vaid terve muna. Nii, sain kohe Marili küsimusele ka ära vastata. Nii, ja siis Sörka küsib. Sörka küsib, kas ma tarbin valgupulbrit, kreatiini või üldse mingid pulbreid, mida jõusaalis paljud tarbivad. Ma ei tarbi hetkel mitte midagi. Ma olen tarbinud valgupulbrit, kreatiini kunagi ammu ja rohkem nagu ei ole midagi. Ja vitamiinidest ma võtan tsinki, magneesiumi, D-vitamiini, oomega kalaõlisid võtan ja kõik. Rohkem ma ei võta midagi. Ülejäänud asjad ma saan tõenäoliselt toidust kõik ilusti kätte. Nii, panen natuke kuumust juurde. Vaatame, kas siin on veel. Inge küsib, et kas see sool, mida ma kasutan, on hea. Ja, mulle see sool väga maitseb. See on ürdisooladest minu lemmiksool. On ju? Ma ei ole neid soolest väga palju proovinud. Kunagi proovisin sellist firmat, mis oli vist Rapunzel ja see on ka ökopoodides müügil. Aga see sool... Mul oli selline tunne, et see oli küüslauku või midagi, seal oli liiga palju ja mulle see ei sobinud. See herbamaare, seda ma olen kasutanud juba mingisugune sellest hetkest, kui ma Eestisse sisuliselt tagasi tulin, mulle toodi see kunagi prooviks ja sellest hetkest saati ma olen seda kasutanud juba 5 aastat või 5-6 aastat, nii et väga-väga kaua aega olen seda kasutanud. Keiti küsib, kas peab olema just maisigalett, riisigalett ei sobi. Tead, Keiti, sa pead järgi proovima selle, kas riisigalett sobib ka. Sellepärast, et mina ei ole isiklikult sellega proovid, aga ma tegelikult ei näe mitte mingit põhjust, miks see ei peaks sobima. Nii et riisigalettiga, kes proovivad, kas või kui te seda kohe teete, siis andke teada, kuidas sobis, kas tuli maitse hea, ei tulnud. Hea oleks muidugi, kui te prooviksite maisigalettiga ka ära sinna kõrvale, et siis te tekib võrdlusmoment, sest ma arvan, et maitse vahe seal kindlasti on. Küpsetuses ma ei oska öelda, kas seal on vahe või ei ole, aga sellepärast, et tegelikult need on ikkagi erinevad toiduaineid on ju, ja osad toiduaineid võib-olla on natukene teistsuguse kuumuse või siis küpsetamise taluvusega. Aga nii palju, kui ma küpsetatud riisigalette olen söönud, ma olen teinud minipitsat sellega, mis on mul retseptides ka, siis see maitses mulle väga hästi, kuigi maisigalett on ikkagi natukene parem minu arust maitse poolest, mitte mingi muu konkreetsel põhjusel. Nii et see on maitse asi. No nii. Okay. Nüüd on siis õli kuum, aga selleks, et veenduda selles, võtame kõigepealt ühe kanatüki. Nii. Okay. Ja hakkab juba natuke suitsema, ehk siis läks natukene paljuks. Ja nüüd siis siia ettevaatlikult poti sisse paneme. Okei, Need kanatükid. Ja pange niimoodi, et jäävad väiksed vahed jäävad sisse, et ei pane neid kokku oma vahel. Väiksed vahed sisse. Nii. Ja kindlasti mitte visata neid siia potti, selleks ma soovitangi kasutada kahvlit ja üldsegi potti, et need oleks teineteisest ilusti eemal on ju, ja et see õli, mis siin sees on, et see hakkaks pritsima kuhugile laiali on ju, esiteks igal pool, et mustaks teeb ja siis vastu teid ka on ju, seega ettevaatlikult need siia sisse panna. Kuumust võtan natuke vähemaks. Peate esimesed korrad võib-olla küpsetate sellise paari tüki kaupa on ju, et saada selgeks, kui palju te peate siis reaalselt panema kuumust, et see tuleks kõik hea ja maitsev, mitte ei läheks kõrbama. Nii. Praeguse seisu järgi siis ma arvan, et mul on see umbes seal minut küpsend, kohe ma võtame täna, nii et siin mul läheb kaks täit pean küpsetama, sest üks ei mahtunud kõik siia sisse ära, nii et see on siis terve kanakile. Ja siis vaikselt piirun siia alla on ju ja juba esimene tükk hakkab suht valmis saama. Nii et kohe läheb siis ümberpööramiseks. Ja see maisigalett on ise juba krõbe, kui te kasutate maisigaleti. Seega siin ei olegi vaja nagu väga tumedaks seda lasta, kui juhuslikult kellegile
ei maitse selline väga krõbe. Ja kanafileetükid on õhukesed, see tähendab seda, et see kanafilee on juba tegelikult pool küpsenud, on ju. Ja nüüd lihtsalt siit võingi täiesti julgelt ümber need pöörata, sest rohkem vaja polegi. Nii. Okei, väga hea. Näitab natukene lähemalt ka. Sellised need on siis, sellised kuldpruunid. Nii. No, kuidas tundub? Tuleb juba isu peal minul, tegelikult ma ütlesin, et alguses ma on kõht täis, aga nüüd, kus ma seda lõhna tunnen, see kerge ürdisoola lõht, see maisi, küpsenud maisilõht, küpsetud kanalõht, see tekitas mulle väikse isu peale, nii et ma arvan, et ma ikka siiski söön need ära. Nii. Maari küsib, kas retsept tuleb ka kuskile? Jaa, tuleb küll retsept. Ma kordan veel retsepti tegelikult lõpus üle, aga kindlasti ma panen selle kirja ka ja kindlasti ma panen selle toidu retseptidesse sisse, sellepärast, et seda on nii lihtne teha ja see on nii maitsev ja ma arvan, et mingi nädalavahetuse toit võiks täiesti vabalt selline asi olla. Nii. Ja ongi peaaegu valmis. Kohe ma näitan teile ka, kui ma hakkan neid siit välja tõstma. Ja ma tõstan siis köögipaberi peale, et siis see õli, mis siia jäi. Ja nüüd on näha, et ma panin selle supilusikatäie õli, kookosrasva, ja sellest supilusikatäiest kookosrasvat, mis on siis umbes 3 supilusikatäit õli, kui te valate supilusika peale, siis sellest on sisse imbunud umbes, ma ütleksin pool, ehk siis see ei ole palju, ehk siis pool supilusikatäit kookosrasva tuleb, terve supilusikadest kookosrasva tuleb siis selle koguse peale, aga pidage meeles on ju, et me teeme siin kohal tervislikku toitu, mitte madala kaloraažiga toitu. Nii et sellele ma praegu rõhku panen rõhku sellele, et see toit oleks mõnus ja tervislik. Nii. Nüüd siis väljatõstmisprotsess. Tõstan nüüd välja kõik. Ja kes tahab, võib muidugi panni peal seda küpsetada. Ma arvan, et ahjus isegi saab täiesti vabalt, et ei ole mingit probleemi. Nii. Selline mõnus krõbe ja lähevad siia köögipaberi peale kõik. Nüüd jääb mul natukene õli, on siin väheks jäänud, seega ma panen õli natukene juurde, ootan, et see ilusti temperatuuri võtaks ja siis lähevad kohe ülejäänud ka siia sisse. Nii, ja võingi hakata neid laduma. Nii, esimene. Teine. Nii. Ja kõik siis ilusti eraldi. Ja proovige kiiresti laduda, sellepärast, et mitte väga kiiresti, pole vaja kiirustada millegiga, aga selles mõttes, et kui te neid siia sisse laate ja ühel ajal kõik sisse saate see ilusti, siis see temperatuur õli sees ei muutu väga palju, kui üldse, ja nad küpsevad, ühel ajal saavad valmis, küpsevad ühtlaselt ja see tähendab teie jaoks ainult seda, et tulemus on parem. Nii. Nii, ilusti mahtusid kõik ära. On näha? On. Nii. Okei, kuna selle asja näitasin nüüd ilusti olen juba ära näidanud praeguseks, siis siin vaatad, et need ilusti siin ajavad õli välja, nii et tegelikult see õli kogus, ma arvan, et võib isegi veel tegelikult alla minna, sest ma vaatan, et siit tuleb ikkagi päris palju õli välja ja mida ma teen, ma näitan siis seda, et kes tahab nüüd vähem õli saada, siis ma panen nende kuivade kohtade peale, ühelt poolt tuli see õli välja, kuivade kohtade peale panen need kanatükid uuesti, on ju, nii et saaks siis, see paber saaks natukene veelselt õli välja imeda. Nii. Selle võib tegelikult siia natukene
ja need on mõnusad soojad veel ja tegelikult seest on väga soojad, seega kohe ma neid sööma ei saagi hakata. Ma panen teise paberise kõrvale. Kohe on valmis ja kui ma olen nüüd need tükid välja võtnud, siis ma räägin, mis kastmed ma sinna kõrvale teen. See on super lihtne. Ainuke asi on see, et võib-olla majoneesiga läheb natuke aega. Nii, ja võibki jällegi ümber pöörata. Keegi seda protsessi näha tahab, siis palun öelge mulle kindlasti, et ma saan näidata teile. Aga mul on kohe ümber pööratud seega. Ega siin midagi väga näidata pole. Väidetust seda, et meil on ilusad kuldproonid. Nii. Siit tuleb üks hea suutäis. Nii. Annika küsib, et kas galeti asemel võiks ka maitsestamata maisi helbeid kasutada. Tead, ma pean siinkohal ütlema, et ma ei tea täpselt, mis asjad on maitsestamata maisi helbed, aga sisuliselt, kui see on ainuke koostöös on mais ja selle maitse sulle meeldib ja see sarnaneb maisi galeti maitsele, siis miks mitte. Ja kes tahab, võib kasutada riisigalette, kes tahab, võib kasutada ka tatragalette. Ja kui te proovite neid asju, võib-olla ma kunagi ise proovin ka, hetkel mul ainult maisigaletid kodus ongi tegelikult. Seega, need on mu lemmikud, siis ma arvan, et tõesti teada anda ja võib-olla ma proovin ise ja teen midagi muud huvitavat sellega. Nii et sellega on selline lugu, nii et kasutage alternatiive, nii et kui te tahate, vabalt võib kasutada. Nii. Ja nüüd saab pliidi kinni panna. Tükid. Ma siis kohe võtan jällegi ära. Tõstan siia paberi peale. Siit ettevaatlikult. Nii. Päris kuumad, nii et olge ettevaatlikud, kui te seda teete, sest ei ole vaja ennast ära kõrvetada selle protsessi käigus. Nii, potidest on kohe ära. Nii, nagu te näete, siin on siis köögipaberi peal kõik mul ilusti ja et see õli siit siis välja nõrguks natukene ja seda tuleb tegelikult, ma vaatan, et ikkagi päris korralikult see on välja, nii et me saime just seda kaloraaži alla. Nii, ja nüüd siis viimane asi, mis puudu on kaste ja näitan siis kohe, kuidas see mul käib. Muidugi siin kastmetega on jälle mitmeid erinevaid variante, kuidas seda teha võib. Igaüks valib endale lemmiku, aga ma näitan siis selle, mida ma eile proovisin nende kananagitsatega ja tulemus oli suurepärane, mulle väga maitses. Selleks põhjaks kasutan siis ise tehtud majoneesi. Majoneesi retsepti leiab koduleheküljelt. Ma tegin majoneesi valmistamise kohta video ka. Seega, kes tahab teada, kuidas mina seda majoneesi teen, siis kõik informatsiooni leiate siis kodulehelt või siis siit Facebooki lehelt. Ja ma panen umbes 2 supilusikatäit majoneesi, mis on tegelikult suht selline samasugune kogus, mida kasutatakse, kui siis majoneesi või kui serveeritakse mingi kastmeid. Aga mida ma nüüd teen? Vabandust, ma ei näidanud ju mitte midagi. Nii, ühesõnaga, panin siis siia 2 supilusikatäit majoneesi. Siis nüüd minu selline väikene kiiks on see, et kui ma neid nagitsaid söönud olen, siis mulle meeldib see, et kui see kaste on mingisugune natukene magus. Seega ma panen hästi natukene, panen siia sisse mett ka. Nii, ja nüüd panen külmutatud hakitud peterselli. Muidugi, kes tahab värskeid asju kasutada, võib vabalt, aga ma olen nendega ikkagi ka päris rahul. Ja teeb elu natuke lihtsamaks kogu selle söögi tegemise, seega külmutatud peterselli, mida ma koest ostsin. See on nüüd siis poe poolt, on ju, ja see on koriander, mille ma ise ostsin valmis, hakkisin ära,
mitte ei hakkinud ära, vaid pesin ära ja panin karbi sisse ja panin sügavkülma. Nii, panen need asjad ära ka. Ja nüüd siis on külmutatud, on ju, ajan selle kõik siin sassi. Mis mul siin sees on siis? Külmutatud koriander või siis värske koriander, kes tahab panna. Kuivatud koriandrit ma ei soovi panna, sest see on hoopis teistsuguse maitsega. Külmutatud värske petersell, kes tahab võib jällegi kuivatatud kujul kasutada peterselli, aga jällegi maitse saab olema natukene teistsugune. Nii. Ja panin natuke mett ja ise tehtud majoneesi. Ja see on siis minu ürdikaste. Ja võt, selline hästi paks on see. Seega seda ma panen hästi natukene, kuna see maitsed on üpriski tugevad. Seega ei ole vaja seda palju panna ja muidugi ma mõtlen teadlikult ikkagi palju ma neid kaloreid endale sisse söön, sest majonees on ju tegelikult jällegi väga rammus, aga jällegi me ei tee lahjat toitu, me teeme tervislikku ja maitsvat toitu. Ja kui te juba mõtlete, et te lähete välja sööma, siis pole mõtet väga minna, et saate kodus ise selle asja ilusti valmis teha. Nii, panen selle siia laua peal ära. Ja nende nagitsadega, kuna ma siis ütlesin, et ma otsustasin, et ma ikkagi nüüd söön need nagitsad kõik ära, need on mõnusad soojad siin, väga krõbedad, siis ma teen kergelt salati, teen ka endale sinna kõrvale. Salatiks ma kasutan väga lihtsaid asju. Väga lihtne. Süsivesiku, mul tulevad siia tomatid ja täiesti tavaline kurk, mille ma ostsin. Nüüd pesen ära, hapin ära ja siis on valmis. Tulge siia. Ega siin midagi tegelikult vaadata pole. Tomatid lihtsalt lõikan lihtsalt pooleks ja kurgi lõikan ka tükkideks. Jube lihtne. Ja nüüd, kuna mu nagitsad on siin kõrval, siis lihtsalt tõstan need paberid, võtan siit ära, on ju, siis need jäävad kõik mulle siia taldriku peale. Siia tõstan tomati ja kurgi. Ma tean, serveering ei ole kindlasti kõige ilusam maailmas, aga me ei tee hetkel ilusat toitu, vaid me teeme tervislikku ja maitsvat toitu, mis on siis natukene kõrgema kaloraažiga kui tavaliselt. Nii, ja kohe läheb siis maitsmiseks. Praegu siis näitan teile veel ühe korra ära, mis mul siin taldriku peal täpselt toimumas on. Nii. Okei. Valgust ka natuke juurde, et oleks hästi näha. Nii. Väikene screenshot. Kõik nägid ilusti. Ja nüüd siis traditsiooniline laua taga istumine ja maitsetest. Ma olen juba tegelikult seda maitsnud, ma oleks pidanud selle läbi võtma eile. Kui ma esimest korda maitsesin, sellest mul endal reaktsioon oli päris üllatav. Nii, Kersti küsib, et maisigaletid on parimad, palju neid päevas muidu süüa mõistlik oleks. Noh, ühes maisigaletis on 4 grammi süsivesikuid. Kui sa nagu mõtled neid maisigaletti, ma ei tea, kuidas sa täpselt süüa mõtled, aga kui sa mu toitumiskava järgid, siis ütleb täpselt, palju sa neid süüa võiksid, kui sa maisigaletti sinna sisse valid ja toidu, milles on maisigalett sees. Aga kui sa ise sööd, siis ma ei tea, võib-olla üle 10 pole väga mõtet minna, sest sealt sa saad juba päris palju süsivesikuid, lisaks siis sellele, kui sa veel mingid teisi süsivesikuallikaid ka sööd. Ja nüüd siis maitsedest võtan siis seda ürdikastet, mis ma tegin, kus on siis majonees, külmutatud petersil, külmutatud koriander, mõlemad on värsked, natukene mett ja siis selline kananagits. Võt, selline ampsu suurune, õhukene, krõmps ja proovime siis, mis maitse on.
Suurepärane. Suurepärane. See kerge chili, see ürdisool, suurepärane kooslus. Tervislik kookosrasv, nagu ma ütlesin, mingi kõrvalmaitsed ei jäta. Hästi puhas maitse on, hästi tervislik on see. Nii et nüüd ma arvan, et kui te selle ära proovite, siis te ei taha kindlasti enam mitte ühtegi kananagitsit süüa, ma arvan. Vähemalt mina, kui ma võrdlen seda, mis pakutakse kiirtoidu kettides pakutakse või siis mis siis kas või need poes need külmutatud on, no see maitsevahe on meeletu. Ja kui keegi regulaarselt näiteks ostab koju valmis neid, siis kui te teete selle paneeringu valmis, kas või küpsetate ära, mida ma ei soovita tegelikult teha, ma soovitan lihtsalt see, et võtate toore kana, teete selle kõik valmis, ei küpseta läbi, külmutate selle ära ja siis, kui teil tuleb isu, et nüüd võiks siis süüa kananagitsaid, siis teil on kohe külmkapist võtta ja see protsess ei võtta üldse kaua aega. Seda saab väga kiiresti lihtsalt keskenduda. 15 minutit läheb ja 15 minutiga ma arvan, et jõuab teha mingisugune 2-3 kilo kana vabalt ära paneerida. Nii et tehke kas või kodus valmis, saate pakkuda lastele alati, kui nad ütlevad, lähme kuhugile Mäkki või lähme, ma ei tea, kuhu iganes on ju kiirtoidu kohta neid kananagitsaid sööma, siis te saate neid pakkuda. Öelda, et sööme kodus ja palju parem, palju tervislikum alternatiiv on. Nii. Head isu, aitäh. Ja sörka, nagu sa ise ütlesid, väga lihtne protsess ja kui kellegil on mingit spetsiifilist toitu mõttes, mida te tahaksite ka näha, kuidas mina seda tervislikult teen, siis palun andke mulle märku, sest hetkel lihtsalt, kui see kananagitsate artikkel sai kirjutatud, siis selle pealt tegelikult mul tuli idee, et võiks proovida seda asja kuidagi nagu tervislikult teha. Ja suurepäraselt õnnestus. Seega, kui teil on oma lemmik rämpstoit, mida te arvate, millest te loobuda ei taha, aga võib-olla lihtsalt asendada tervislikuga, siis saatke mulle kas või terve nimekiri, ma uurin seda asja ja ma olen täiesti kindel, et ma jõuan sellise lahenduseni, mis rahuldab teie isud, teie maitsemeeled, kõik ilusti ära ja selle kõige juures on tervislik ka, nii et te pea enam ebatervislikult toituma, isegi kui te tahate nii-öelda rämpstoitu süüa, aga see siin ei ole kindlasti rämpstoit. Nii et jah. Nii, Marek küsib, et kus seda ürdisoola saab. Mina ostan seda ürdisoola, mina ostsin viimati Ülemiste Rimist, aga seda ma olen ostnud ka sealt Prismadest olen ostnud, Selveritest olen ostnud, sisuliselt kõikidest suurematest toidupoodidest mina olen seda leidnud. Okei, ja Camila kirjutab, et pitsa näiteks. Okei. Aga teeme siis järgmiseks laiviks, ma arvan, et järgmine nädalavahetus teeme siis pitsa, miks mitte. Ja seda saab tervislikult teha, ma polegi tegelikult ise enda tehtud pitsat ammu söönud, seega kui mul midagi meelest ära ei lähe või midagi sassi ei lähe või midagi ette ei tule, siis järgmine nädalavahetus ma proovin teha siis, mitte ei proovi, vaid teen tervisliku pitsa. Teeme siis algusest lõpuni. Teeme ka pitsakaste tervisliku, sellepärast, et jällegi paljudes kohtades paneks sinna suhkurt on ju. Ja ma näitan siis, kuidas mina seda teen pitsapõhja, mis on nagu päris pitsapõhi, aga tervislik ilma jahu suhkruta. Nii et tuleb vist nädal aega oodata ja siis ma teen oma tervisliku pitsa. Aga praeguseks need hakkavad juba natuke ära jahtuma ja kui kellelgi rohkem küsimusi pole, siis ma hea meelega jätkaksin söömisega. Ja kohe panen siit juba seda ürdikastet mõne tüki peale, et ma saaks neid süüa ja muidugi tomatid ja kurgid ka kõrval. Näitan veel ühe korra, mis siis toimub. Mõt nii, sellised kananagitsad. Ja kui keegi teeb, eelmine kord mõned inimesed tegid müslit, tegid järgi ja panid sellest pilte ja kirjutasid sinna juurde, et neile väga maitses. Väga tore oleks näha, et keegi reaalselt teeb ka neid kananagitsaid järgi ja siis kirjutab, avaldab arvamust, kuidas teile maitseb see. Nii et igal juhul jään ootama ja nüüd siis jätkan söömisega. Kõigile, ma pean midagi näitama. Ja ma tahan siia veel midagi öelda ka. Et kõigile siis ilusat laupäeva ja kui siis väljas toimub, super ilus ilm.
palun ärge laske seda päeva raisku. Mina isiklikult lähen sõidan paarkümmend kilomeetrit rattaga ja soovitan teil ka, et tehke ikkagi midagi aktiivset, olge aktiivsed, toituge tervislikult ja mõnusat nädalavahetust. Tšau!